kedagi noormeest käinud luupainaja tervelt 7 aastat iga öösi piinamas. Niipea, kui silmad kinni läinud, tulnud üks imeilus naisterahvas ja laskunud noormehele rindade peale. Küll katsunud mehikene alt üles tõusta, aga ei jõudnud kätt ega jalgagi liigutada. Hommikul olnud mees üsna märg ja higine öise litsumise ja hirmu pärast. Küll otsis mees abi siit ja säält, küll pruukis kõiksuguseid rohtusid, aga kõik näis päris ilmaaegu olevat. 7 aasta pärast juhatas keegi mehe ühe väga kuulsa tagavalga targa juurde. Mees tänas hea nõu eest, pani kohe hobuse rakkesse ja sõitis tagavalga targa juurde. Tark oli vana halli peaga küürakas mees, oli mõndagi näinud ja palju haigusi arstinud. Õhtul hilja jõudis noormees sinna, teretas vanameest ja kaebas talle silmaveega oma häda. Vanake vaatas lahkesti ta peale ja lausus siis. Sa oleksid pidanud juba ennemini minu juurde tulema. Sa oled kaua kannatanud ja nagu surmavari ära lõpnud. Hea asi on siiski see, et su piinaja on priske tüdruk ja mitte vana naisterahvas ei ole. Vana naisterahvaga oleks palju tööd ja tüli. Kas oled veel poissmees? Ma olen veel poissmees, vastas noormees. Seda parem, lausus vanake. Kas oled mõnikord mõelnud naist võtta? Päris vanamees edasi. Olen küll mitu korda mõelnud, aga võtan naise, kes teab, kas tige loom tedagi rahule jätab. Saab teine minu pärast veel hädasse. Kui seda kardad, siis võta luupainaja enesele naiseks, ütles vanake. Ta on üks edeva meelega Soome neiu, kes sind enne kusagil näinud. On sind armastama hakanud ega jäta enam rahule. Kuidas on see võimalik, et ma luupainaja enesele naiseks võtan? Pealegi on teine mind 7 aastat piinanud. Ma arvan, et ta on lausa vanapagan, ütles noormees. Vana tark lõi 2 kätt kokku, naeris habemesse ja ütles. Rumal noor inimene. Ei vanapagan inimese peale tule. Ma ütlesin ju, et see Soome neiu on. Pealegi väga rikka peremehe ainus tütar. Mitmed Soome poisid on teda kosimas käinud, aga ta ei armasta kedagi muud kui ainult sind. Kui sa teda tahad armastada, siis saad ta enesele naiseks. Ma ei nõua sinu käest selle eest rohkem kui 3 rubla. Kuule nüüd, mis ma õpetan. Sinu toa seinas on oherdi auk. Sealt poeb tüdruk igal õhtul tuppa ja tuleb su kallale. Võta tükk pihlakapuud, tee parajaks pulgaks, lõika 3 risti otsa peale. Pulk pea paremas käes. Õhtul voodisse heites pane käsi augu ligidale valmis. Kui tunned, et luupainaja peale tuleb, pista pulk augu ette. Küll siis näed, mis siis sünnib. Kodumaast ja vanematest ei mäleta tüdruk enam midagi. Noormees tänas õpetuse eest, maksis targale hinna, jättis Jumalaga ja läks oma teed.
Teisel päeval oli pihelgane pulk varsti valmis. Voodisse heites võttis noormees pulga pihku. Peagi tundis ta, et tüdruk hakkas teda rõhuma. Poiss püüdis häält teha, aga ei saanud. Hääl ei tulnud välja. Korraga tuli talle targa õpetus ja pulk meelde. Toppis suure vaevaga pulga augu ette. Ja vaata imet. Luupainaja oli rindade pealt kadunud. Nägus tütarlaps seisis voodi jalutsis. Tütarlaps kohe kaebama. Kuhu olen ma nüüd ometigi juhtunud? Mis on minuga sündinud? Pani käed silmade ette ja hakkas nutma. Noormehe süda läks haledaks. Ta hakkas tütarlast trööstima. Ära nuta, kallikene. Ma olen sinu lasknud siia tuua. Tahan su enesele pruudiks võtta. Meist võib paar saada. Tütarlaps vaatas noormehele silma ja ütles siis. Kui see kõik tõsi on, tahan ma su naiseks saada. Minagi armastan sind südamest. Paari nädala pärast peeti toredad pulmad. Luupainaja kadus. Noormehe palged lõid jälle punetama. Nad elasid 14 aastat õnnelikult. Aga ükskord tuli mehel meelde naisele seletama hakata, kuidas ta tema enda naiseks oli saanud. Ta võttis naise käe kõrvale, viis voodi taha seina juurde augu äärde, tõmbas augul pihlakase pulga eest ära ja ütles. Siin see auk on, kust sa siia majja tulid. Ma panin pulga augu ette ja siis leidsin sinu. Seda maid kadus naine mehe kõrvalt. Kaugelt kuulis mees veel hüüet. Ära lähen, üle mere, Viiburisse. Naine oli kadunud ja jäigi kadunuks. Küll otsis mees, käis isegi tagavalga targa juures. Kuid naist tagasi tuua ei osanud isegi targa tarkus ja kunstid.